tervist, midagi teistsugust ka siia. Autoga siis natuke võistlemist. Täitsa enda tänavaautoga, Citroen DS3, 115 kilovatti, 1.6 turbokas. Esiveoline pill, esiveosti klassis siis Türi Vigru sõit, esimene etapp, õnnestus sellisel asja võistelda. Veidi üle 2 kuud möödas sind sellest, aga video on siis siin. Onboardi tulemus esimesest, 3., 4. sõidust. Teisel sõidul läks nii kiireks, et ei saanud enam kaameratki tööle. Ja see sõit ei läinud kirja niikuinii. Otse sõit. Just koonusest läksin valet pidi ja ei läinud kirja. Aga see on siis esimene läbimine. Päris huvitav rada. Esimene kohe tagasi pööre vasakule, see on juuksenõelalaadne asi. Siis väike sirge. Paine vasakule, väga siuke väga järsk. Kohe üks slaalom siia. Suutsin kojameeste piita minna. Et siit sirge peal see on uuesti maha võetud. Just seal. Nüüd väike sirge, siis kohe jälle maha pidrutus, šikaan vasakule. Samamoodi väga järsk maha pööre. Selline paun siia keskele. Siis sisuliselt keerab tagasi. Ja nüüd ümber koonuse tagasi pööre. Siin oli nagu oluliselt probleeme, ei tahtnud see auto siia ära mahtuda. Ja siit sõõrik nii-öelda siis koonus ümber. Esiviolisega natukene keerulisem teha. See käsipidur ei ole ka kõige tugevam asi maailmas. Ümber koonuse jälle. Ja siit ümber refi ja koonuse vahelt. Tahtis juba pikaks kiskuda. Siuke väike hinka-vanka osa. Siis platsi peal ümber koonuse. 8. Siit isegi oli kässalist päris hästi kausu. Pärast ümber koonuse. Siit teisel sõidul läksin sealt otse. Siit veel koonuse ümbert enne finišit, viimasest kurvist. Siuke totakas koht, aga ja siis stoppkasti seisma. Ja esimese sõidu aeg oli siis 1.44.8, vist oli esimese ringi absoluudi kiirem aeg ja päris pihka puuga, circa siuke 3 sekundiga. Võtsin selle autoga välja suretada kohe peale stoppkastist välja sõitmist. See on nüüd siis 3. sõit. Teine sõit läks otse, kirja ei läinud. Ja nüüd hakkavad minu koonuse seiklused pihta. Et 3. ja 4. sõidus võtsin mõlemas ühe koonuse maha sõita, mis korralikult mul tulemusele ka hakkas. Siin siis esimene kurv üks vähestest kohtades, kus seal sirge peal saab üldse teise käigu sisse. Siin ka hetkeks panen. Alla tagasi. Siit saan seekord ilusti läbi. Nüüd siis slaalom, mis mulle saatuslikuks siin sai. Vaata kaamera ka. Ja hops, seal on teine koonus pikali. Sellest 10 sekundit karistust. See ei mõjunud mu tulemusele eriti hästi. Aeg ise oli päris kiire. Aga jah, see koonus siis rikkus ära. Ülejäänu oli nagu jälle suhteliselt okei. Siin kiskus pikaks küll. Peaks saanud oluliselt paremini teha. Nüüd siis see tagasi see sööriku osa. See oli selle auto oleks natuke keeruline. See osa oli juba oluliselt parem, kui oli esimeses sõidus. Tahtis ühe korra pikaks kiskuda juba. Siin seda probleemi enam ei ole. Siin oli ref ka pandud vahepeal koonuse ümber. Siit jälle kässariga sai päris ilusti ümber koonuse. Ja siin olid need juba refid ette pandud ka, et sealt kohast, kus ma otse panin, ei ole enam võimalik otse panna. Nüüd siis ümber viimase koonuse. Ja jõuame finiši poole.
stopp-kasti seisma. ja aeg oli 1:51.77 ja see on siis koos 10 sekundise karistusega. Muidu oleks siis aeg olnud 1:40.17, mis oleks olnud jällegi absoluudi kiirem aeg. ja seekord siis 4 sekundiga. aga karistus otsa ja enam ei ole absoluudi kiirem aeg. Siis kolmas sõit või tähendab 4. sõit veel sõita. Ja huvitav on see, et siin sõidetakse 4 sõitu, millest 3 lähevad siis arvesse. Rahvasprintidel sõidetakse 3 sõitu ja 2 lähevad arvesse. Siin on natuke teistmoodi. Ja neil siis tore, rohkem saab sõita. Peeglist on kogu aeg hästi näha minu näoilmet. Nii ideaalselt välja arvutatud kaameranurk. Tagapeeglis näete punast Mazda MX-5, paremas peeglis Karl L, kes minuga seal juttu ajas. Ja minust ka mõned videod tegi, mis mul Instagrami läksid. Kümme sekundit veel, siis hakkab 4. sõit. Ja võin juba öelda, et tervet sõitu mul siin kaameras kahjuks ei ole. Kaamera tegeles mingi ülekuumenemisega, mingi GoPro värk, GoPro Hero 8. Ja praeguseks mul seda kaamerat enam ei ole ka. Tekitas mul rohkem probleeme kui rõõmu. Igatahes siin nüüd siis koonus, sisemine koonus sealt läks, pikali tõn. Ja 10 sekundit jälle karistust. Seekord slaavamist sai siis puhtalt läbi ja ülejäänud raja ka. Aga suutsin sealt sellest nii-öelda bussipeatusest või sellist šikaanilaadsest tootest selle koonuse venalt ära võtta ja sealt maha piduda, seal tahtis ka maru pikaks hakata kiskuma. Ja siis ülejäänud sõidust jälle väga okei. Ja tempo oli väga hea. Siit ümber koonuse jälle väga hästi ei saanud. Otsustasin siin enam mitte kässari kasutada. Ja nüüd sai see GoPro tahtmine otsa. Igatahes sealt ringist aeg 1:49.7 ja ilma karistused oleks siis olnud 39.7, mis oleks olnud jälle absoluudi kiirem aeg, umbes 3 sekundiga. Aga vot, ei saanud. Igatahes selline see asi oli. Nii palju, kui mul seda kaamera materjali siit sai. Üks sõit, mis poolikuna olemas ja üks, mis jäi täitsa kadunuks. Aga ennast päris positiivne üritus. Esimene võistlus päris autoga. Ja sai ju täitsa heale tulemusele tuldud. Lõpuks siis 3. koht esiveoliste klassis. Koondajaks 5:26.28. Esikoha aeg oli 5:13.33. Ehk siis kui võtta need 2 karistust maha, mis ma suutsin korjata, siis oleks tulnud klassi võit ikka 7 sekundiga. Tagantjärgi oli päris kahju küll, et need koonused võetud said, et kui ma oleks sõitnud selles tempos, millega ma sõitsin esimeses sõidus niimoodi, et koonust pikali ei sõitnud, siis oleks ka võitjaks tulnud. Aga oli, mis oli. Kogemused õpetavad. Ilma kogemusteta ei tulnud välja. Aga jah, positiivne kogemus ja sügisel äkki jälle. Tänan vaatamist. Tšau, pakka.